Värav kahega elu on paralt maagiline. Ja kui sa oled selles vastuvõtlikus, usaldavas, ilusas kohas, kui sa vaatad maailma läbi südame ja sa usaldad ennast, usaldad elu, usaldad teisi inimesi, usaldad, et kõik juhtub täpselt õigel ajal, õigel viisil, et kõik, mis on minevikus ka juhtunud, on juhtunud põhjusega. Kui sa aktsepteerid seda, kus sa täna oled, siis kõik on võimalik. Sellest kohast elu ise toob sulle kohale kõik need võimalused, mida sa vajad. Ja selles seisundis sa ka märkad selle tasandi võimalusi ja sa saad neid ka kasutada. Et kuidas päriselt elada tõeliselt kohal oleva inimolendina ja kuidas olla rohkem kui tegutseda. Ja ma tahan täiega rõhutada, et ma ei räägi sellest, et lihtsalt istud ja siis oled nagu amööb terve oma elu, vaid see on see, et ma hakkan rohkem looma läbi seisundi. Et ma luban endal enne tunda ja kogeda. Ja siis vaatan, mis sellega resoneerub. Ja alles siis ma juba kasutan targalt neid võimalusi. Ja ülioluline on siin ka ära mainida seda, et värav kahe varjupool. Ehk siis ühest küljest ikkagi see sama selline, et ma pean nagu kuidagi tegutsema läbi suruma, aga teine asi ka see, et ma surun enda elule peale mingisugused jäigad raamid, need teiste inimeste õpetused või siis püüan asju teha nii, nagu see teiste puhul on toiminud. Et eriti kui me räägime värav kahest, siis me räägime täiesti unikaalsest elust. Sinu ja sinu elu on täiesti unikaalne kordumatu looming. Ja see, mis on viinud teisi inimesi eduni, see nüüd on see siuke kombomäng värav 2, 1 ja 14, on ju, aga ka see, mis teisi inimese eduni viib, ei pruugi sinu puhul toimida. Ja kui sa nüüd hakkad oma ellu suruma mingisuguseid jäikasid raame ja struktuure, mis teiste puhul küll näiliselt toimivad, siis sa võid sealt endalt igasuguse elu, rõõmu ja sära ära võtta ja saavutada, ma ei tea, keskpärased tulemused kõlab ka veel kuidagi optimistlikult, aga jõuda suurte kannatuste, energialekete raiskamiseni